tere! Toora nädala peatükk Mikets ärkas üles kirjeldab Joosepi, kes on nüüdseks saanud Egiptuse peaministriks kauaoodatud kohtumise tema emapoolse venna Binjaminiga. Värs ütleb, Joosep kiirustas, sest tema hallastus venna vastu oli äratatud ja ta tahtis nutta. Ta läks teise tuppa ja nutis seal. Oma kommentaaris värsile selgitab Rashi, kuidas Joosepi emotsioonid temast üle võtsid. Vestluses oma venna Binjaminiga sai Joosep teada, et ta oli andnud kõigile oma 10 poele nimed, mis oli seotud mälestusega tema kadunud venna kohta. Rashi jätkab seejärel teise kommentaariga. Tema hallastus oli äratatud, heebrea keeles nihmeru, mis tähendab kuumenes. Mishnas traktaadis Sota kasutatakse väljendit oliivide kuumutusnõul, mida nimetatakse heebrea keeles kommer. Araamia keeles Talmudis traktaadis Psahim kasutatakse väljendit liha kuumutamise mihmar tõttu. Iha-rullis kasutatakse väljendit meie nahk on kuivanud nihmaru nälja kuumuse tõttu. See on naha omapära. Kui seda kuumutatakse, tõmbub see kokku ja kahaneb. Rashi kommentaari kohta tekivad järgmised küsimused. Miks peab Rashi esitama 3 tõestusteksti sõna nihmeru seletuse kohta, et see tähendab kuumenes? Miks Rashi esitab tõestusteksti pühakirjast peale tõestustekste Mishnast ja Talmudist, kuigi kronoloogiliselt oli Iha-rull kirjutatud varem? Miks Rashi kõigepealt seletab, kuidas olid äratatud Joosepi emotsioonid ja alles siis defineerib, mida tähendab sõna, mis kirjeldab Joosepi emotsioonide äratamise? Egiptuse peaministrina pidi Joosep rakendama avalikkuses tugevat emotsionaalset allasurumist. Isegi olukordades, kus paljud teised ei suudaks oma emotsioone tagasi hoida, pidi Joosep seda tegema. Näiteks, kui Joosep oli juba näinud Binjamini oma kaua kadunud emapoolset venda, jäi ta kindlameelseks. Seetõttu, kui tema emotsionaalne kontroll lõpuks purunes, pidi seda põhjustama mõni võimas sündmus. Eelnevas värsis näeb Joosep Binjamini õnnistab teda ja ta ütles, Jumal soosigu sind, mu poeg. Rashi märgib, et Joosepi õnnistus peegeldab seda, mida Jaakob ütles Eisabile temaga kohtudes oma laste kohta. Eisab tõstis silmad ja nägi naisi ja lapsi ja ning ütles, kes on need sulle? Ja Jaakob ütles lapsed, kellega Jumal on su teenijad soosinud. Seega viitab Joosep Binjaminile oma õnnistusega vestlusele, mis käis eelnevalt nende vahel seoses Binjamini poegade nimedega. Ja kuna see vestlus tekitas Joosepi tugevat emotsionaalset reaktsiooni, pidi vestlus puudutama Joosepi ja Binjamini enda suhteid. Rashi tsiteerib seetõttu kogu nende vestlust, mis näitab, kui kalliks jäi Joosep Binjaminile kõik need aastad hiljem. See murdis Joosepi vastupanu, nii et ta läks teist tuppa ja nutis seal. Peale seda, kui Rashi on näidanud, miks Joosep reageeris just praegu ja mitte varem, saab ta jätkata sõna nihmeru defineerimisega. See tähendab, et Rashi võis jõuda tõlgenduseni, et nihmeru viitab liigsele võimsale kuumenenud emotsionaalsele reaktsioonile, alles pärast seda, kui ta kirjeldas sündmusi, mis selle reaktsioonini viinsid. Ilma selle kontekstita tõlgendaksime sõna nihmeru kui tasakaalused normaalsed emotsionaalsed reaktsiooni. Mis puudutab tõestustekste, mida Rashi oma kommentaaris kasutab, siis Rashi ei saa seda mõistet tuua teistest pühakirja viidetest, kuna sama mõiste ebamäärasus leidub ka seal. Selle asemel Rashi illustreerib, mida sõna nihmeru tähendab muudes, mitte emotsionaalsetes kontekstidest. Kõigepealt Mishna heebrea keeles ning seejärel Talmudi araamia keeles, mida juudi targad kasutasid oma heebrea keele kasutamise selgitamiseks. Oma viimases tõestuses tsiteerib Rashi küll pühakirja, kuid selles kontekstis kirjeldab sõna nihmeru emotsionaalse reaktsiooni mõju inimese kehale ja ei iseloomusta emotsiooni ennast. Sügaval tasemel esindab Joosep juudi rahva üldist hinge. Binjamin, mis tähendab minu kannatuse poeg, esindab juudi hinge, kui see asub paguluses. Joosepi hallastus oma venna vastu viitab vajadusele mõtiskleda meie hinge seisundi üle ja äratada sellele hallastust.
Hallastus on kuumenenud ja äratab hinge emotsionaalsele reaktsioonile ja positiivsele tegevusele. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!